nii piletid asjad käes ja seal on Rubiku Kuubiku auto, liverit peal ei ole, arvatavasti ei jõudnud. Vaevalt ta kavatseb terve hooaja valge autoga sõita. Mulle meeldib see, et kõik väljad on ilusti ühte värvi värvitud, et all on punased, taga ja seal ka, et ei ole nagu mingi kirju-mirju. Siis kes meil veel siin on? Hartmann, Sweden, eks ole. Ja seal ees, ma ei teagi, kes on ka Sweden või? Igal juhul jah, Brian James trailerid kõigil, et välja arvatud Rubiku Kuubikul on ka auto lahtiselt niimoodi, aga tal on see refi ja see torn on päris hea, et siis ma olen mõelnud enda LTS teha drifti auto ja samasugune nagu seal, et seal katuse peal on see nii-öelda vaateplatvorm, et saad kõrgelt nagu asju vaadata ja seal tal vist paistab nagu mingi laud või midagi nagu olevat. Et see on nagu ülikaval, et sa saad hästi kõrgelt nagu vaadata, mis toimub. Et kes teab, võib-olla peaks LT drifti autoks tegema sellepärast, et muidugi ta kõige mugavam auto ei ole, konditsioneeri ka ei ole ja drift on suvesport, et siis nagu ei päde väga. Sest ta on vana, et see pikad vahemaad on tüütud, aga tollega ju ei sõidaks pikki vahemaid, et tolle hea, kui ma saaks Eesti liigaski driftida. Seal on mingi suur hoone, ei teagi mingi vilja või mingi asjad, seal tundub mingi või on vana võib-olla reisijate vedamis sadam, mitte sadam, aga jaam. Seal nagu oleks nagu dokkimiskohad. Aga igal juhul oleme siin järjekorras ja ütleme niimoodi, et vaadates seda siin, siis old school värk, et Tallinki sadamad on palju uhkemad. Või Tallinna omad, see on mingi hästi suur propeller või midagi. No hei, ma olen piiratud drifti autodest. See sobib mulle. Kui ma Soomes töötasin, siis ma ühe öö olen olnud, või mitte öö, aga paar tundi Tallinki laeva peal. Ja seal vist oli 4 narivoodit, aga siin on mul täitsa riidehoid, selline üksik voodi. Ma oletan, et see saab ka ideaalis vist voodiks teha, kui väga tahta. Aga üksik voodi, selline üksik, ma arvasin, et ma pean järsku mingi 4 kuradi. Kas see on võimalik ka narivoodiks teha? See on kirjas 4 tuba. Täitsa võimalik, aga ma olen üksi, ei jaga vist seda kellegagi, mis on nagu super luks. Ja siin on telekas, väike diivan, oma WC, oma vesi. Niimoodi küll tekib mõte, et kurat ma poest õlut ei ostnud. Aga eks paar tükki just võtab, aga oleks võinud siia võtta, oleks saanud rahulikult chillida, aga ülitimm europistikud, et seal öeldi, Randal ütles, et võib-olla on need Iiri pistikud, aga ei ole europistikud, see on jah, saan teha, ma loodan, et siin mingi wifi on ka, et saaks tööasju. Transport otsustas laiendada oma tegevust ning siseneda ka e-poe valdkonda, et pakkuda inimestele vajalike kaupu turvaliseks transpordiks. Selleks otsustati muuta ettevõtte nime lihtsamaks ja konkreetsemaks, valides uueks nimeks lihtsalt Raimond. Ja päev Iirimaal. Ei hakka igaks juks Iiri aktsenti tegema, aga sõidab praegu siin suurel maanteel M50 vist, kui M50-le suundub. Ei, pigem M50. Ei, M50-le suundub. Aga laevalt maha tulles läks selles mõttes nii lappesse, kõik driftikad läksid, ma ei tea, eri suundades ja kuidagi nii laiali valgusse värk, et lõpuks sõidab ikka üksi, et mis seal ikka, et vaatame, proovime siin vasakpoolse liikluses ellu jääda, et hetkel suurte teede peal nagu väga aru ei saagi, et sa oled valel pool teed, aga vaatame, kuidas läheb. See on nüüd õige juba tee, et selline mõlemal pool mingi hekk või võsa ja kitsas tee, et nüüd me oleme ikka õigel Iirimaa teel. Ees läheb rootslane, et sain kiirteel talle järgi ja siis nüüd me sõidame ikka õieti. See on juba selline paremapoolse rooli puudumise tunne, ma ei tea.
üllatavalt lebo on ikka sõita, et ma ei tea, kuidagi alguses, marsruudi alguses nii-öelda kodus sai nagu põdetud, aga ma ei tea, ja laeva peal ka veel, et kuidas mu aju küll ümber mõtleb, aga ma ei tea, praegu tundub nagu nii loogiline ja gabariidid on nii selged, et mõnus. See on kitsas sild juba, esimese käi. Mondello park kohal nagu naksti. My job is done. Nii, olemegi ilusti Mondellos kohal. Siin juba rahvast on, aga ma ei tea, kuhu kaubikut jätta, sellepärast, et teised jõuavad alles õhtu kell 7. Ja ma ei tea, nad tahtsid selle Benediktase sirba kõrvale saada, aga seal ei ole enam ruumi ja ei tea üldse, kus nende koht saab olema. Võib-olla siis olen siin praegu ja vaatab, kui keegi ajab ära kuhugi, siis ajan eest ära ja 7 tegelikult on päris pikk passi. Kell on alles 12.01, juhhaidi 7 tundi. Pidi majutusasutus ka tegelikult kuskilt olema, võib-olla pean vaatama. Võiks tulla Haagisega, kui saab ka rekkaga tulla, et see on juba next level. Ja buss on ka, keegi seal juba midagi pani tööle. Tähtsad mehed on muidugi seal garaasid all boksides. Aga ma ei tea, võitu kus pesur ja need on, kas nad veel tulevad või? Väike update siin ootamisega, et tuleb välja, et tasub poodiumile tulla, et Randalu sai endale garaaži koha. Ma ei tea, kas ta selle võtab või ei võta, arvatavasti võtab, ei pea telki üles panema, aga midagi palju lihtsam. Et tasub tulla teiseks garaaži koht. Ma kirjutasin talle, ma ei tea, kas ta veel on sellest üldse teadlik, ma küsisin, siis väidetavalt ei ole talle seda öelnud. Jah. Tuleme jaksin kaasa. Aga siis võtame punase või? Aga nad läksid võtmega ära juba. Jesus Christ. Nii. Reede ja lähme poodi. Oleme siis parempoolse rooliga. Ja ma ei teagi, kus ma selle panen, aga teised inimesed tuleb ka veel, me ostame. Mul on deodoranti vaja ja siis juua. Raini vlogi kaaperdus. Kaak, tuled ka või? Kaak. Raini vlogi kaaperdus. Mis? Sa näitad sinna. On või? Raini vlogi kaaperdus. Hello. Sa olid ennem juba kaadris? Ma olen kogu aeg kaadris. Ja vaadake, puhkav Rain, seda ei näe kunagi. Ja juba kohe pidi liigutama hakkama. Jako teeb siin. Tšau! Raini vlog, ütle tere. Kuule, ma vaatan niisama. Täitsa igav on, et kõik oleks korras. Katsun igast voolikuid ja juhtmeid. No M50 siin... No M50, aga tegelikult siin ei olegi midagi teha rohkem. Kõik on okei. SV ütle ka Raini vlogi, tere. Joo, Raini vlog. Mi SV here. Midagi juhtus? Ei juhtunud midagi, ta lihtsalt tagant ekraan kustus ära. Olen siin väiksed kleepsud ja need on äge. Kleep sobja peale, aga mis see punane tuli siin vilgub? Seda tähendab, et ta filmib. Sõidan siin selle
ma ei tea, Randalu tiimi väikse elektrirattaga ringi, mis on äge ja siis see on see garaažide nagu esine, siin on siis see väga ilusa liveriga E92, mulle see punane ja must niimoodi sobib. Hooaja alguses kõik autod on nii ilusad. Viitsek on enda S15-ga, et Supraga ei ole. 2 autot ühe garaaži all. Varsti lähme proovitiirudele ja praegu käib soojendus ja mul on siis rehvirõhutöö nii-öelda raja ääres. Nii, Randalu läheb kohe soojendama. Naoki mootor on mingi keps või midagi käis külje pealt väljas ja hetkel siis lihtsalt mõni väike rahvas aitab. Et tulime ka välja, kuna me oleme siin suht raja ääres, siis rahvas aitab. Nii, laupäev ja oleme siin. Sättimine käib, täna on juba natuke tähtsam päev. Ennem saavad veel 1 trenni teha ja siis algab kvall meie kella järgi kell 2, Eestis kell 4 ja vaatame, kuidas siin läheb, aga loodetavasti saame ikka top 32. Jäin teiste tiimiliikmetes maha, ma ei tea, kus nad siin vaatavad, siis ma mõtlesin, ma tulen enda koha peale, kus ma käin vaatamas, et siin suht entry ja siin need droonivennad saavad siin olla ja et ja ma vaata olen nagu street klassi driftiga tegelenud ja ma enam-vähem hooman, mis asi see drift on, aga need hood ja asjad siin ikka tunduvad nagu nii next level. See on ikka
ikka nii, et noh, ütleme nii, et siia tulla sa pead ikkagi Eesti Pro-klassis olema ikkagi top 3-s. Ennem ei ole üldse mõtet hakata nagu üritamagi, sest need... Oi, ratas täitsa kõver. Täitsa lõpp. Või rehv maas või? Ei, tagaratas oli kõver. Selgus selline asi, et seal on see koht, kus saaks nagu minna siis sinna raja taha pitline'i või siis nii-öelda line-up'i ja seal mässata rehvi rõhkudega, aga ei lasta. Siis ma praegu ootan Randalot, ühe tiiru juba sõitis must mööda. Võib-olla 3. tiiru ajal tahab manomeetri endale kaasa võtta või siis ta peab boksi tagasi sõitma ja siis alles timmitakse seal rehvi rõhku, et mingi täiesti lambist mingi uus muudatus. Out of nowhere. Kergem elu käib või? Yes, of course. What size? Do you want the... Mulle anti ka uus pusa selga, mis ma siin driftpappise pusaga töllerdan. Aga Randalu läheb kohe sõitma. Vihma sajab kahjuks, aga ta saab sellega hakkama talvel. Ta libedaga oskab sõita. Vaatame. Saab küll top 32 vabalt. Nii, pühapäev ja võistlus käib täie hooga. Teine paar on peal, minu arust on Sirpa peal. Randalu on top 32 viimas paar, seega aega läheb. Minu tööd on tehtud, auto on puhtaks öörutud, rehvid on all, värgid, särgid. Ja vaatame, loodetavasti Randalu saab top 16, siis ta saab paraadile ka, on natuke huvitav ja rahvas seal iseenesest on. Eelmine aasta võis rahvas kõik siin ka olla, aga see aasta enam ei lubatud, kuna vist üks laps oli peaaegu vist alla jäänud või mingi jama oli olnud. Siia siis mõned vipid vist on lubatud breiki ajal, aga muidu jah, see on nüüd nagu rahvavaba ala. Aga tossu tuleb ja rahvas driftib, et vaatame, kuidas meil läheb. Ei ole, ütlege. Just oli kõige parem viimane hetk. Jaa, ja lõppes ära. Lähedal, aga mitte nurka. Lähedal, aga nurka ei lähe. Lõikas päris palju. Davai. Kaotas. Tolmune. Ongi päev õhtusse jõudnud ja pannakse veel haagis kokku ja siis ei ole ja siis
Kahjuks top 32-st edasi jõudnud, aga ei ole hullu. Next time. Ega ei olegi midagi. Mul oli ääretult au olla Oliver Randalu tiimi autojuht ja tuua auto tervelt Iirimaale. Randalu sai sõita ja loodetavasti jõuan sellega ka ilusti tagasi Eestimaale. Ja siit ongi paras video ära lõpetada, et aitäh Oliverile ja tema tiimile, et nad usaldasid mind ja võtsid enda tiimi appi. Mul oli ääretult tore, võeti vastu soojalt ja Iirimaal oli ka väga tore olla, et nii ongi. Olge muhedad, thanks, et vaatasite ja tšau!